algav pidunädal, Eesti sünnipäeva nädal on kirikukalendri järgi aga kõrbenädal. Üks see pidu osutab millelegi, mis on meile tähtis, oluline, väärtuslik. Teine, see kõrbe nädal aega räägib loobumisest, äraandmisest. Eestluse ja Eesti olemuse üks põnev mõtestaja, Lõuna-Eesti päritolu mees Valdur Mikit, ta kirjutab: Eestisse on koondunud hämmastav kogus kõikvõimalikku perifeeriat. Eesti on omamoodi väikeste nähtamatute asjade kultuur. Just väikesed asjad loovad peamise osa maailma tõelisest variatiivsusest. Enamik väikevorme on maailmast viimase sajandiga kadunud. Kaovad varjud, hingused, sosinad, kaovad pooltoonid. Kultuurist ja mõtlemisest kipuvad kaduma aimdused ja salapära. Maailmas tundub olevat liiga palju olulist, see ängistab. Kõrb pühakirja järgi on just nimelt taoline saladuste maa, perifeeria, pooltoonide, sosinate ja varjude maa. Seal kaob oluline ja esile tõuseb väike ja tähtsusetu. Kõrb on paik, mille kohta sünnib öelda hirmus ilus. Ta on hirmutav, aga samas möödapääsmatu, kui tahame millegi päriselt olulise ja tõeliseni jõuda. Siis tuleb kõrbesse minna. Selleks ei pea muidugi võtma ette üsna võimatuna tänapäeval tunduvat missiooni lennata kuhugi Saharasse või Goobi kõrbe. Erinevatel rahvastel on taolised varjude maad maastikul ka erinevad. Jaan Kaplinski on öelnud, et see, mis on araablastele teistele Lähis-Ida rahvastele kõrb, on hiinlastele mägi, põhjarahva jaoks tundra, saare rahva jaoks meri, Eesti rahva jaoks aga mets. See on, kõiki neid ühendab see võimalus kogeda nende kaudu midagi muud, midagi enamat, midagi rohkemat. Pääseda välja argisest ja kohtuda pühaga. Metsa poole olemine kultuuris on tähendanud nii sellist pisukest hullumeelsust, aga kui ka põnevat ja tavapärasest erinevat eluvaadet. Nii on mets alati rohkem kui üks majandusüksust, kus mõõta tihumeetrites, et palju sealt väärtust rahas saab. See on kultuuri ja ka religiooni kandja. Kes on metsa saadetud, on saadetud saama selgemat silmavaadet, tõelisemat eluhoiakut, tasakaalukamat olemist. Et kui sulle öeldakse, mine metsa, võta see tänuga vastu ja tee seda. See on just see kogemus, kogeda midagi muud, mis aitaks paika panna elus selle, mis on oluline, mis on ebaoluline, aitaks luua tasakaalu. Selleks, et minna metsa, ei pea füüsiliselt tegelikult kuhugi väga minema. See on meie sees olemas, see teistsuguse leidmise paik ja kogemise paik. Pöörame oma pilgud nende kohtade peale meie elus, kus pigem on varjud, pigem kõlavad pooltoonid ja kus kõneldakse rohkem sosinal. Need on need kohad, kus kõik ei ole sugugi selge, kus on rohkem küsimusi kui vastuseid. Need võivad olla meie elu
hirmutavad paigad, aga need on alati ka uueks saamise paigad. Keegi mõistetakse süütuna vangi. Keegi saab oma südame inimese surmateate. Keegi armub nii, et elu lüüakse uppi. Keegi saab teada, et armastust pole olnudki. Kellegi tervis on ootamatult habras. Keegi mõistab taaskord, et kõik on kaduv. Kellegi jaoks pole tulevikku. Ja keegi mõistab, et kõik, mida ta tulevikult ootas, on juba saanud minevikuks. Need varjude paigad, pooltoonide paigad, ühtepidi kaotuse paigad on alati ka omal moel leidmise paigad. Seal midagi muutub, midagi võetakse ära ja alati antakse midagi asemele. Sinna minnakse tihti kurvalt, minnakse nuttes, sest ollakse kaotanud, aga tullakse teadmisega, et midagi on leitud. Nii võiks siis selle esimese paastuaja pühapäeva, invokavit pühapäeva üleskutse olla: mine metsa. Mine vähemalt ülekantud tähenduses. Võta kaasa see, mille pärast sa tunned: nüüd tahakski hüüda appi. Nüüd ma vajan tõesti midagi enamat, midagi muud. Mine ja ole iseendaga. Isegi kui sul ühtegi sellist hetkega paika elus ei ole, mille pärast praegu just väga valus oleks või väga raske oleks, siis minna tasub ikka. Meil kõigil on tarvis seda aega vaadata päriselt iseendale otsa, vaadata peeglisse ja olla aus. Mis on minu elus keskmes, mis on perifeeria, ääreala. Ja kas ma tahangi, et see nii oleks, või olen ma valmis midagi muutuma? Hea oleks, kui me kogu selle paastuaja metsast välja ei tulekski. Teeksimegi oma onni, oleksime seal ja kõik need tänasest arvates 40+2 päeva oleme ära, oleme mõni ehk elus päris esimest korda ilma teesklemata, mängimata, oleme päris ausalt iseenda ja taeva ees. Muidugi meid tullakse kohe kiusama sinna, varmalt hakatakse näitama kõike seda, mis me veel võiks olla ja mis me veel võiks teha ja kui palju olulist on maailmas, millest me kõik võiksime osa saada. Aga ärme usu. Enamasti see ei ole meile oluline. Seal saame julgelt vastu võidelda ja öelda, kõik, mida ma vajan, on siin olemas. Selles minu metsas, minu üksi olemise onnis. Valimegi selle ebaolulise. Valime väikseks saamise ja valime loobumise tee. Tema, keda me järgime, valis just nimelt taolise alandliku loobumise tee. Ta oli metsloomade seas ja seal inglid teenisid teda. Aamen.